aitäh tõesti kutsumast siia saatesse, et valida viimase 10 parim koomik ja ütleme, minu kõige parem nali on ikkagi, et ma olen toodanud siis vaktsiinivärki ja ainult mõned miljonid on läinud võib-olla kasti äkksurmades ja invaliidistunud, aga see selleks, nali peab jätkuma ja see on nagu põhiline elus. Ja ma loodan, et pärast seda saadet paljud hakkavad mind rohkem armastama, sest tegelikult sisemist ma olen hästi hea inimene ja ainult nagu väike poiss tahan nalja visata ja ma ütlen alguseks enda kohta siis mõned sõnad, et mul iseloom on tegelikult väga hea, ainult inimestel on lihtsalt nõrgad närvid. Ja niimoodi üldiselt vaadeldes läbi ego prisma on 2 sorti inimesi maailmas üldse eksisteerib, mina ja inimkond. Kortsud näol näitavad seda, et sa saad lõpuks aru, et 45 on imeline aeg, aga sellest saad aru siis, kui sa oled 60. Ma olen tegelikult väga kõva löömamees ja ambaal, kuigi ma ei paista välja ja ükskord tulin ka koju ja kunagi nooruses oli tead ikka veri pimmeldav, vaata naine oli radiaatori külge käeraudadega pandud ja mees oli nahkkostüümis ja piitsaga kõrval ja ainuke, mis ma saan öelda, et siin ei ole vaja enam peksa anda, et siin ei saa midagi enam teha, eks ju. Ja kogemus ka minul, kes on naisi vahetanud nagu kindaid, et naisekesed, ärge röökige mehe peale, vaid andke käsklusi lühidalt ja selgelt. Laiskus on kõige parem patt 7, sest ta segab ülejäänud 6 pattu tegemast. On ikka hea point, eks. Oskus kuulata teist inimest on väga suur voorus ja tase, aga teha nägu nagu kuulaks, vot see on juba virtuosus. Inimesed peavad mõistma, et pole probleem, et üleval kõik valetavad, ehk siis meie kategoorias inimesed, vaid see, et all kõike usutakse, mis sealt ülevalt tuleb. Väike vihje ka teile, kui te ei näe minus ideaali, ideaalset meest ja inimest, siis peaksite silmaarsti juurde minema. Noorpõlves oli ka üks pruutmaal, kes ütles, et talle meeldid igast fookused ja trikid, sellepärast ma kadusin ta elust kiiresti. 2 tooli peal istuda ei saa, ütleb vanasõna, aga 3 tooli peal saab juba pikutada, vot nii. Ennast kiitmast ma ei väsi, eks ju, peale rahaliste asjade on mul ka palju muid võimsad omadusi, et olen läbi löönud elus ja ütleme kõikide paljude miljonite iidol ja eeskuju, ütleme nii, jah. Aga ükskord ma käisin ookeanis ujumas ja pärast seda ookeanit nimetati vaikseks ookeaniks, et selline jõud on mul. Kõik need elupingad ja need miljonid, mida sa pead liigutama, tekitavad pingeid, sellepärast ma tunnistan ausalt, et ma olen alkohoolik. Alkohoolik, see ei ole spordiga tegelemine. Siin on vaja reaalselt head tervist, et igapäevaselt niimoodi sutsutada. Tegin ka Venemaal väikse ringi ja vaatasin, kuidas siis seal elu on ja küsisin ühe kohaliku käest, et millega tegelete, ta ütles, ei millegiga, töötan. See on loomulik, et tüdrukud, irtsud ja daamid igatsevad ja tahavad hoolivat, õrnu, mõistvat boyfriendi endale, aga kahjuks sellistel boyfriendidel juba on boyfriendid, jah. Miks alati, kui naine ütleb, et kui ta ütleb siis, et tõeline mees, siis alati järgneb sõna peavad. Teadlased on teinud uuringuid ja kõige viisakamad inimesed on alati seenelised, kui nad kohtuvad teisi seenelisi, sest nad teavad, et seenevõtul on alati kõikidel nuga kaasas, eks. Ja eelviimane mõte, et vale dressöör tsirkuses jääb alati vahele ja ta hammustatakse varem või hiljem läbi. Ja tõesti viimane nali, kuigi mina nüüd nalja tean, aga sisemalt ma olen ikka täitsa krampides oma killusoonest. Et tarakanid elavad üle tuumasõja, see on teaduslik fakt. Aga vaat ajalehe lööki ei ela üle, eks ju. See tähendab, kui ohtlikud on tänapäeva uudised ja hoiatan teid kõiki siis ette.